Meil on enne pausi veel üks kõneleja, Alla Voldeks, kes on Kohtla-Järve hariduse ja noorsootöö peaspetsialist ja räägib siis meil piirideta huviharidusest Kohtla-Järvel. Tere ka minu poolt, mina olen siis Alla Voldeks, nagu juba öeldud, ja olen Kohtla-Järve linnavalitsuse hariduse ja noorsootöö peaspetsialist. Tegelen siis ennekõige huviharidusega ja noorsootööga Kohtla-Järve linnas. Ja räägin siis teile põgusalt ja kiiresti, et mitte kaua aega teid siin enne pausi kinni pidada, sellest, millega me oleme hakkama saanud Kohtla-Järve linnas. Meie linnas tegutseb 3 huvikooli, milleks on siis Kohtla-Järve kunstide kool, Ahtme kunstide kool, Kohtla-Järve koolinoorte loomemaja. Miks neid on 3? Need, kes ei ole tuttavad veel Kohtla-Järvega, meil on väga omapärane linn, milles on hästi palju linnaosi, mis teineteisest küllaltki kaugel asuvad. Ja selle tõttu 3 huvikooli annavad meile sellise suurema võimaluse pakkuda suuremale osale noortest huviharidust. Kohtla-Järve kunstide koolis on meil siis 3 osakonda, muusika, kunsti ja estraadi osakond. Õppimine toimub eesti ja vene keeles ja selles koolis õpib meil 208 õpilast sel õppeaastal. Ahtme kunstide koolis on 2 osakonda, muusika, kunsti, õppimine samamoodi 2 keeles ja õpilasi on 277. Ahtme kunstide koolil on meil 2 hoonet. Ja Kohtla-Järve koolinoorte loomemaja on meil eraldi huvikool, kus saab siis õppida sellistes valdkondades nagu tehnika, loodus, üldkultuur, muusika, kunst ja ka tants. Ja selles huvikoolis õpib meil 308 õpilast. Ehk siis Kohtla-Järve linna noored on huvitatud ja tegelevad huvihariduse omandamisega. Muidugi on meie noored väga tublid ja osalevad igasugustel üritustel, nii maakondlikel, linnaülestel kui ka vabariiklikel. Ja meie püüame oma töös siis tugineda sellistele sõnadele nagu koostöö, avatus, väljakutsed ja ka ühtekuuluvustunne. Ja ma usun, et paljud Narva-Jõesuu kolleegid teavad ja osalevad ka meie huvikoolide poolt korraldatud üritustel, kontserditel ja võistlustel. Aga ma kiiresti lähen siis üle järgmise teema juurde, milleks on lõiming. Sellest on siin väga palju räägitud ja mina võin uhkusega öelda, et meie oleme see linn, kes juba alustas sellega, võib-olla omamoodi. Aga me alustasime formaalse ja mitteformaalse lõiminguga, mis tähendab seda, et meie põhikoolid teevad koostööd huvikoolidega. Ja tehakse seda põhikooli õppekavade raames. Kuidas see toimub? Perioodiliselt meie üldkoolide õpilased käivad huvikoolides õppimas mingit uut oskust. Ja see õppimine on seotud mitme ainega. Praegu hetkel meie Ahtme põhikool teeb koostööd Ahtme huvikooliga. Nende juures käivad 7. klassi õpilased, kes lõimitult õpivad siis ajalugu, kunsti, muusikat. Ja nende tegevuste käigus kuidas ma saaksin selle käima nüüd? Nende tegevuste käigus nad siis omandavad selliseid oskuseid, mis on seotud keskajaga. Ajalooliselt on siis teemaks keskaeg. Nad õpivad klaasvitraaže tegema, õpivad tegema igasuguseid tasse savist, õpivad koreograafiat ka natuke, muusikapoolselt on seal plokkflööt mängus ja ka muud
keskaegsed instrumendid ning selle kõige tulemuseks, me peame seda kuidagi ilusti lõpetama. Meil on kavas siis teha selline keskaja festival, mis on siis suunatud kõigile linnaelanikele. Miks see hea on? See tekitab õpilastes huvi huvihariduse vastu, huvi kunsti vastu ja huvi ka õppekava vastu, sest huviharidus peab toetama ka üldharidust meie arvates. Praegu tegeleb meil selle lõiminguga ainult üks huvikool ja üks põhikool, aga järgnevast õppeaastast me loodame, et see projekt, ütleme niimoodi, laieneb siis ka teistele koolidele ja laieneb ka kõikidele kooliastmetele. Ja me saame seostada juba seda selliste ainetega nagu loodusõpetus, bioloogia, geograafia, sest just huvi on see, mis paneb meie noored edasi liikuma, õppima ja midagi toredat ette võtma. Nii, ja lõpetuseks, sain kiiresti. Lõpetuseks siis rõhutan veel kord, et huviharidus on kindlasti huvi ja haridus koos. Ja kui need töötavad üheskoos jõuliselt ja jätkusuutlikult, siis me tõesti saame kasvatada välja väga aktiivsed noored, kes viivad edasi mitte ainult oma linna, vaid ka võib-olla riiki edasi. Aga minu poolt kõik, aitäh! Ja suur tänu, Alla! Kas on küsimusi ka Allale? On, väga tore! Ja tere, olen Margit Kunstikoolide Liidust, et ma küsin selle lõimimise kohta sellise küsimuse, et kas kuidas see protsess välja nägi, et kas teil tekkis selline soov nii-öelda omavalitsuse poolt, oli see nagu üldhariduskool ja kuidas see nagu kokku siis pandi, et kas olid kõik osapooled nagu ühtselt laua taga, käisid oma ideed välja või on see ikkagi niimoodi, et läks nagu delegeerimise kaudu? Ja võib-olla teine küsimus on ka, et kuidas seda rahastatakse, et kui on nagu üldhariduskooli õpetajal, me teame, et on nagu üks töötasu ja siis huvikooli õpetajal on tihtipeale madalam, et kuidas te selle olukorra nagu selles lõimimisprotsessis ära lahendasite? Tegelikult mõte, idee ja algatus tuli muidugi KOV-i poolt. Mina olen selline uus tööline meie linnavalitsusest, tulin just augustikuus ja kuna formaalse ja mitteformaalse lõimingu teema on juba nii kaua õhus olnud ja see on tegelikult väga tähtis teema, siis mina tulin sellise väljakutsega meie koolijuhtide poole. Kutsusime kokku huvikoolide juhid ja kutsusime kooli põhikoolide juhid. Seletasime ära meie idee, et selline lõiming, selline tegevus meil võiks toimuda ja sellele muidugi järgnesid koosolekud, koosviibimised, kus me kõik koos otsustasime, kuidas me seda teeme. Et meie pakkusime välja idee ja siis juba huvikooli õpetajad koos üldhariduskooli õpetajatega, nemad koostasid koos sellise kava, plaani, kuidas see võiks välja näha, milliseid teemasid see võiks hõlmata ja kuidas üldse see protsess võiks toimida. Mis puudutab rahastust, ütlen ausalt, et praegu see esimene samm, mis me teeme oma jõududega, väikestega, nii nagu on, aga kuna me näeme, et see protsess toimib ja noored, kõige tähtsam on see, et noortele see meeldib, noored on huvitatud, siis alates uuest õppeaastast, kuna me oleme planeerinud seda laiemalt arendada, siis hetkel praegu kirjutatakse
taotlust huvihariduse toetuse saamiseks. Et me väga loodame sellele rahale, aga igal juhul linnavalitsus toetab omalt poolt ka seda tegevust. Aitäh! Ja suur tänu, teeme ka Allale aplausi. Ja edu teile selle projektiga ka edaspidi.